kujutage endale korra ette sellist stsenaariumi, et on üks õppejõud, ütleme, et ta nimi on Taavi ja ütleme, et ta on 50 aastat vana. Ja nüüd kujutage endale ette, et ta tahab teha mingisugust tööd, mis on seotud konkreetselt tema erialaga. Ja ta tunneb, et ta tahab seda tööd teha koos 23-aastase Liinaga, kes on tema õpilane, et ta on Liina õppejõud. Ja nüüd kujutage endale ette seda, et küsimus on hoopis see, et kuidas te suhtuksite sellesse, et nad teevad koos tööd ja siis tööpäeva lõpus nad ööbiks samas hotellitoas. Ja nüüd, kui see on siuke asi, mis tundub teile kuidagi veider, siis võtke teatavaks, et põhimõtteliselt selline seik leidis aset Tiina Tauraite ja tema õpilase Mattias Nurga vahel. Nüüd, tõsi, ma enda selles stsenaariumis pöörasin sood teistpidi, sest et ma paraku tunnen, et meie kultuuriruumis tuleb see veel kasuks, sest et muidu inimesed ei suhtu sellisesse olukorda piisava tõsidusega. Ja enne veel, kui ma alustan, märkus. See video siin ei anna hinnangut asjaosaliste talendile ja ühtlasi ei ole minu eesmärk teha mingisuguseid põhjapanevaid järeldusi asjaosaliste olemuse kohta. Minu fookus on ühel konkreetsel juhtumil. Ajakiri Anne ja Stiil lasi 21. oktoobril välja loo pealkirjaga Tiina Tauraite uuest väljakutsest ja pikast suhtest. Hea seks on parim, mis sa endale vanema seast pakkuda saad. Ja sissejuhatav lõik ütleb veel seda, et lavastus Murdja on paljastav nii otseses kui ka ülekantud tähenduses. Heas mõttes provokatsioon, ütleb näitleja Tiina Tauraite oma uusima töö kohta. Rolliks valmistudes murrab ta nii tabuteemasid katvat vaikust kui ka oma enese mugavust. Nüüd, mis siit jääb mainimata, on see, et lisaks sellele murrab ta veel täiesti elementaarseid eetikareegleid. Aga enne mainiks ära ka selle. See on Anne ja Stiili kaanelugu. See on kaanelugu ja ma ütlen täiesti ausalt, minu arust on see üks viimase aja suurimaid ajakirjanduslikke perse kukkumisi täiesti siiralt. Minu arvates peaks olema artikli autoril jumala piinlik ja vastutav toimetaja peaks ka nagu korra tõsiselt peeglisse vaatama ja aru saama, et see on ikka täielik jama, mis tehti. Mis siis tegelikult aset leidis? Tiina Tauraite osaleb Johan Helmi lavastuses Murdja ja selle näidedi inglisekeelne pealkiri on siis Cougar, mis tähendab vanemat naist, kes on huvitatud noorematest meestest. Eesti keeles ei ole sellele head vastet. Ja kui Tiina sai lavastajalt esimest korda lugemiseks näidendi teksti, siis ta tundis huvi, et kes seda noort meest seal mängima hakkab. Ma sain aru, et lavastajal olid mingisugused nimed välja pakkuda, aga Tiina leidis, et nad on kõik liiga vanad ja siis pakkus välja, et miks mitte keegi kursuselt, mida ta ise lavakas juhendab. Ja nüüd möödunud suvel tegi siis Tiina oma õpilasele ka ettepaneku. Siis artiklis on kirjutatud niimoodi, et kuna näidendi tegevus toimub hotellis, siis tegin Mattiasele ettepaneku, mis oleks, kui pakuks endile võimaluse ja lähme kahekesi hotelli ja veedame koos aega. Eesmärk oli olla 2 ööd hotellis ja proovida aru saada, mida tähendab sunnitult 4 seina vahel lihtsalt aega surnuks lüüa. Nii, lihtsalt palun võtke endale üks moment. Mõelge korra läbi. Et sinu õpetaja kutsub sind endaga 8 ööks hotelli. Nüüd isegi siis, kui mõlemad osapooled on täiskasvanud inimesed, siis ikkagi tekib seal teatav võimupositsiooni kuritarvitamise oht. Sest et tegu on õppejõuga, kellel on otsene mõju õpilase hinnetele ja karjäärile. Probleem on selles, et tudeng ei saa sellisest pakkumisest vabalt keelduda. Kui ta tunneb, et tal on seal valikuvabadus, siis on see põhimõtteliselt ikkagi illusoorne. Kusjuures artiklis Mattias tegelikult ise ka nagu annab mõista, et ta ütleb, kui mulle pakuti kooli 4. aastal mängida Eesti ühe parima naisnäitleja ja oma õppejõuga 2 inimese tükki, siis see on nii suur võimalus ennast proovile panna ja pildile tuua. Mõeldamatu, et oleksin ära öelnud. Ja see on õige. Oleks väga loll sellisest pakkumisest ära öelda. See on võimalus ennast turundada. Aga see ei ole see moment, kus sa saad teha tegelikult vaba otsuse, sest et seal taga on surve. See on teatav surve ja selle surve paneb kõrgemal võimupositsioonil olev õppejõud, kes kutsub sind millegipärast väga intiimsesse keskkonda. Ja Mattias läks ka.
seda artiklit lugedes tekib õigustatud küsimus, et mis nad tegid seal? Ja siis see küsimus ka, et huvitav, kas nad siis seksisid ka seal või? Ja nüüd see viimane küsimus sellega on niimoodi, et kui seda artiklit lugeda, siis sealt on see eeldatav vastus, et ei. Ja ma südamest loodan, et see ka oli nii. Aga probleem ongi selles, et me ei tea. Ja mitte keegi ei tea. Nemad ise teavad kahekesti. Sest et mingil täiesti ajuvabal põhjusel otsustas õpetaja viia õpilase välja turvalisest ja juhendatud keskkonnast, et teha tööd väga intiimse materjaliga ja teha seda väga intiimses keskkonnas. Lihtsalt see tõsiasi, et lugejal selline kahtlus nagu tekib või see küsimus üldse tekib, see näitabki, et midagi on tehtud valesti. Ja siin ongi nüüd see koht, kus tegelikult tahaks rääkida selle artikli ülesehitusest ka, et Tiina räägib selles artiklis ka seksuaalsusest. Ja see oleks jumala okei. Aga kuna artikkel räägib ka tema õpilasest, kes veetis temaga 2 päeva hotellis ja siis on seal selline lause nagu, et ma ei tea, kas sellepärast, et vaatan noori nagu imeloomi ja mõtlen, et ahah, sellise vurtsuga käidki mööda tänavat või muutub see mingi hetk seksuaalseks. Siis sorry, aga see muudab kogu selle artikli selliseks seksuaalsusest rääkivaks produktiks, mis tahes tahtmata asetab ka õpetaja ja õpilase suhte seksuaalsesse konteksti. Ja see tekitab küsimusi, mida ma tahaks küsida nii õpetajalt, õpilaselt, ajakirjanikult kui ka toimetajalt. Ja peamine küsimus oleks see, et kas tõepoolest mitte üheski meeskonnas, mitte keegi ei tõstatanud või juhtinud lihtsalt tähelepanu sellele, et kuulge, see idee või see, mis nad tegid, see on ju täiesti sõge ju. Ja nüüd, ma olen näitleja. Ma saan aru sellest tundest, et sul tuleb peale loomepuhang. Ja siis sinu roll või see lavastus, millega sa parasjagu tegeled, see saab sinu fookuse, sinu primaarne asi, millega sa tegeled. Ma saan sellest aru, aga kui sa oled võtnud endale lisakohustuse, et olla noore inimese õpetaja, siis sinu loomepuhang ei saa üle kirjutada täiesti elementaarseid eetikanorme, nagu näiteks see, et sa ei vali oma juhendatavalt kursuselt ühte üliõpilast projekti, kus sa osaled ise näitlejana. Sa ei kutsu oma õpilast 2 päevaks hotelli, et temaga koos olla toas kinni. Ja God forbid, sa ei lase tekkida olukorral, kus ajakirjanduses on artikkel, mille lugejatel tekib täiesti põhjendatud küsimus, et huvitav, kas nad nussisid ka seal hotellis või mitte. Kusjuures, siin on üks klipp ka Kanal 2 hommikustuudios, kus Tiina Tauraite siis lavastuse teemal annab intervjuud ja see annab ka teatud nagu pildi sellest, kuidas meie ühiskond sellisesse asja üldse suhtub. Tead, kui sulle satub selline hea materjal kätte. Sa mõtled siis raamatmaterjal või see noormees näitaja materjal? Mõlemad. Kui sa nii ütled, siis väga hea materjal. Näidend ja... Ma saan aru, et see on nali. See oli nali seal. Sest et see oligi nali. Aga mis see nali oli seal? Nali oli selles, et et kas sinu õpilane on apetiitne? Andke andeks, aga mida vittu? Kas me päriselt teeme seda nalja, et sa nagu tahaks oma õpilast nussida või ei või? Ja ma olen täiesti kindel, et kui nüüd oleks sood flipitud, et oleks meesõpetaja ja me räägiks nagu õpilasest, kes on tütarlaps, siis oleks inimestel hoopis kriitilisem suhtumine. Aga las jääb. Üks klipp on veel ja see klipp nüüd räägib siis õpetaja ja õpilase vahelisest suhtest. Ja Mattias on öelnud ka, et talle oleks see olukord palju lihtsam, kui mina ei oleks tema õpetaja ja ma tunnistan päriselt, mulle oleks see situatsioon palju lihtsam, kui ta ei oleks olnud minu õpilane kõik need aastad. Aga üks hetk see kolleegiks saamise samm tuleb teha. Vot nüüd on see koht, kus kohas ma ei saa lihtsalt aru, et kui mõlemal oleks olnud lihtsam, siis miks Tiina ta üldse välja valis? Miks ta üldse soovitas inimest kursuselt, mille juhendaja ta on? Mõtled küll, et tegu on nagu kogenud näitlejaga, et oleks võinud nagu ette näha, et selline asi võib juhtuda. Ja üldse, mida mõtlevad Mattiase kursakaaslased? Et kas kellelgi nagu nende hulgast on see mõte peast läbi käinud, et Mattiase läheb muidugi väga hästi, ta oli kurat ju Tauraitega koos hotellis, et nagu kas ei teki see, võib-olla hinded, mis ta saab head, et võib-olla need on ka sellega seotud. Või siis lihtsalt see mõte, mille Tiina tegelikult selles viimases klipis ju välja käis. Ühel hetkel peab ju kolleegiks saama. Aga see on ka täiesti putsis seisukoht, sellepärast, et ta on ju tudeng veel. Ehk siis Mattias on tudeng, aga ta tegelikult on juba kolleeg. Teised, nemad siis veel ei ole. Kas see on õpilaste võrdle kohtlemine? Ei ole ju.
see kõik on täielik fucking bardakk, see on täiesti kohutav idee üldse sihukese asja peale tulla. Ja see artikkel ka on täiesti kohutav, sorry. Ja ma kordan oma mõtet, et nähtavasti mitte keegi ei lavastusmeeskonnast, ei lavakunstikoolist, ei väljaandest ka mitte keegi ei tõmmanud ühel hetkel pidurit, et kuulge, see on ju tegelikult ju õppejõule mittesobilik käitumine. Mitte keegi. Mida vittu? Ja nüüd on see koht ka, et mul on üks tugev kriitika, mis on mul olnud teatrikoolide suunas ikka päris algusest peale. Ja see on see, et mis puudutab igasugust näitleja meisterlikkust ja kõiki neid asju, siis need õppejõud ei ole reeglina pedagoogid. Mis tähendab seda, et sinu õpetajal ei pruugi olla reaalset, adekvaatset oskust lihtsalt, et sind õpetada. Ja teine asi, mis on mulle jäänud mulje, on see, et teatrikoolid vist nagu arvavad, et nad on kuidagi teistmoodi kui teised haridusasutused. Aga nad tegelikult ei ole, need on kõrgkoolid ja kõrgkoolid peavad vastama teatud standarditele ja teatud eeskirjadele. Mul on ka väga hea näide. Eesti Ekspress kirjutas aastal 2020, kuidas Lavakas viskas ühe tudengi koolist välja, sellepärast et õppejõud ei näinud temas piisavat arengut. Aga mida tegi see tudeng? Ta läks kohtusse. Ta kõigepealt esitas vaide, seda ei rahuldatud ja siis ta läks kohtusse. Ja kohus leidis, et põhjendused tema eksmatrikuleerimiseks ei olnud piisavalt põhjendatud ja põhjus oli selles, et Lavaka hindamise juriidika oli hunnik suitsevat sitta. Ja seega kohus pööras eksmatrikuleerimise lihtsalt tagasi. Tudeng läks kooli ja lõpetas kooli ära. Ja minu arvates on see koolile täiega fucking paras. Minu seisukoht oli ka siis selline, et ma loodan, et see lõpetab ära sellise esoteerilise tagasisidestamise vormi, millega ka mina ise teatrikoolis kokku puutusin. Aga see selleks, see on tegelikult teine teema. Aga see, et see näitab minu arust sellist suhtumist, et teatrikool on teistsugune ja vist selle asjaga on vist täpselt samamoodi. Seda siis selles mõttes, et kui me teeme kunsti, siis ongi vaja asju teha teistmoodi ja siis tehti nii, nagu nüüd tehti. Aga see ei tähenda, et see okei on. See ei ole okei. Aga minu peamine küsimus on see, et huvitav, kus kohas on see furoor. Inimesi lihtsalt ei huvita, I guess. Ilmselt, ma ei tea, ja ma kahtlustan, et see on sellepärast, et Tiina Tauraite on naine. Sellepärast. Et millegi pärast, kui on vanem naine ja noor mees, siis on nagu äge, siis on nagu lahe, siis on nagu kaasav. Aga kui on teistpidi, siis on pervert. Minu arust on meil ühiskonnas selline nagu selline, kuidas ma ütlen, sellised hinnangud eksisteerivad. Ja see on minu arust imelik, see on väga-väga imelik. Ei tea, veider, suht putsis kõik, aga üldiselt on mul lihtsalt hästi lihtne küsimus Eesti Muusika- Teatriakadeemiale. Mida juhtkond sellest arvab? Kas see on okei või? Kas see on nagu okei, et astutakse sellistest piiridest üle? Kas siis on okei, et kui me teeme kunsti, siis on fine või? Või nagu, mis see siis nagu oli? Tahaks teada saada. Ilmselt ei saa mitte kunagi. Suht perses. Anyway, järgmise korrani. Tšau.